no tere taas tulemast Ortorami aiapäeviku kanalile ja mul on hirmus hea meel teid siin näha ja mul on nii hea meel, et nii paljud inimesed on selle kanali omaks võtnud ja tulnud ka sellele kanali tellijaks, sest ma tõesti usun, et kõik need inimesed, kes alles alustavad endale toidu kasvatamist, et see info, kuidas mingeid asju teha, peaks olema kõigile kättesaadav ja seda ka tasuta kujul. Õnneks YouTube seda ka võimaldab. Üks küsimus, mis tuleb kindlasti nende kõrgekasvuliste ehk hindete finantsete tomatitega on see, et kuidas siis neid ikkagi toestada. Ja nagu see taim siin ka on seni hetkeni kasvanud ilma toestuseta, aga ma arvan, et kui ma täna teda üles ei seo, siis homme võib ta mul juba külili siin olla. Mis ei ole ka ilmselt midagi halba, sellepärast, et tomat on üks väga leplik taim ja isegi kui ta on natukene aega külili ja võib-olla muutub selliseks S-tähekujuliseks, kui ta lõpuks üles siduda, siis ta on väga andestav ja hakkab ikkagi õiges suunas ehk siis taeva poole edasi kasvama. See, kuidas kõrgekasvulist tomatit üles siduda, sõltub natukene ka sellest, et millises kasvuhoones või kus ta kasvab. Minul on siin puitraamil kasvuhoone ja olen asja endale suhteliselt lihtsaks teinud, et kui mu elukaaslane seda kasvuhoonet ehitas, siis ma juba lasin panna siia ka puidust raami, kuhu külge taimi siduda. Need, kellel on alumiiniumraamil, nemad peavad natukene leidlikumad olema. Et kui sellist võimalust ei ole juba nii-öelda tehase poolt juurde tulnud, siis on üks variant lihtsalt selline raamistik sisse ehitada eraldi ja ma olen näinud, et päris mitmed inimesed on seda ka teinud. Aga mida teha siit altpoolt? Et olen näinud kahte moodi, kuidas tehakse. Üks võimalus on see, mida sellised osad nagu uuema aja aednikud kasutavad, on see, et nad panevad mingisuguse ankru siia taime juurde. Et kas nad siis matavad selle paela koos taimega maha siis, kui nad taime istutavad. Mõned usinamad, kellel meeldib rohkem näputööd teha, nemad isegi seovad selle paela kivi külge ja siis see kivi istutatakse koos taimega. Ja see on väga hästi nagu toiminud. Kellel on see käes hästi, nemad oskavad seda väga hästi ja nobedalt teha. Siis on teised, kes siis panevad ankru, mis on tavaliselt võib-olla nael, oma selle raami külge, mis siis seda peenart ääristab, et siis pael on naela küljes ja taime siis lihtsalt keerutatakse ümber selle paela päripäeva nii palju kui vaja on, ehk siis on kuidagi ka strateegiliselt asjad enne läbi mõeldud. Aga mina olen selline pigem vanakooli inimene, ma teen nii, nagu mind on kodus õpetatud ja kuidas minu vanemad on kogu aeg teinud ja ausalt öeldes ma teistmoodi teha ei oskagi, ehk siis mina seon paela selle alumise otsa taime külge ja ülemise otsa siis sinna raami otsa ja nii, kuidas taim kasvab, siis ma lihtsalt keerutan seda taime. Üks raske koht on, kus peab nüüd tähelepanelik olema, ongi see sõlme tegemine, et sõlmi võib teha igasuguseid. Ja kui ei ole soovi mingisugust keerulisemat sõlme teha ja see lihtsalt ei jää kätte sisse, siis võib teha lihtsalt umbsõlme. Aga siis peab jälgima, et see sõlm ei tõmbaks kinni ennast, et umbsõlme tegemine, umbsõlme niimoodi, et teed mitu sõlmi üksteise peale. Oht on selles, et kui taime kasvab ja tulevad viljad külge ja ta muutub raskeks, siis ta võib selle umbsõlme kinni tõmmata. Ja siis taim jääb nälga, ehk et siis igasugused vesi ja toitained enam ei saa mööda taimevart ülespoole liikuda. Aga mina teen ühte sõlme, mis tegelikult on lipsusõlm, ainult et see ei ole meesterahva kael, vaid see on hoopis taimevars ja ma teen seda peegelpildis, nii et see võib vajada natukene harjutamist, aga see on kõige lihtsam lipsusõlm ja ma arvan, et peole võib-olla sellisega minema ei peaks, aga tomatitaimedele sobib see väga hästi. Ja ma hakkan siduma kuskil niimoodi 10-15 cm maapinnast, et ma hiljem ka need alumised lehed võtan ära. Panen paela sellise 10 cm jupiga ümber taime ja lühema otsa siis siit alt keeran 2 korda ümber selle pikema otsa, et tekib selline kena aas ja nüüd selle lühema otsa ma tõmban siit kurgu alt läbi ja läbi selle 2 aasa, mis ma ise tekitasin. Nii. Ja nüüd ma hoian siit kinni ja saan teda libistada niipidi ja niipidi ja niipidi. Praegu ta libiseb hästi, aga kummalisel kombel, kui taim muutub raskemaks, mul ei ole kordagi juhtunud seda, et ta hakkaks seda taime pooma. Nii et ma tõmban ta natuke koomale. Ja nüüd ma lihtsalt võtan selle ülejäänud pika paela
ja keerutan taime ümber paela. See on nüüd see lihtne osa. Ja tegelikult eks ma käin korra nädalas siin neid keerutamas ja vaatamas ja noh, kuna tegemist on kõrgekasvulise taimega, siis käin ka kasve ära võtmas ja natukene ka tolmutamas. Nii. Ja siia ma teen lihtsalt sellise ühe lipsuga sõlme, sellepärast et seda peab natukene siia varuga jätma ja vahel on vaja teda ka nagu järele anda. Ja minul on selline lihtne sõlm väga hästi hoidnud, ei ole kordagi probleemi olnud ja taimed ei ole alla kukkunud. Nii et see on siis see, kuidas mina oma taimi olen harjunud üles siduma. Ma loodan, et keegi, kes on alles oma tomati kasvatamise teekonna alguses, saab siit natukene inspiratsiooni juurde, et kuidas oma taimi üles siduda.